Ma olen selle koeraga ikka teha, ma pean ukse täitsa kinni panema, ta peab hullu sinna. Panin uksele tooli ette ja siis oli selline 10 sentimeetrine vaheaeg ja siis ta murrab nagu vägisi läbi sealt lihtsalt, et saaks nagu, saaks tähelepanu. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 284. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga stuudios taas Martin Kapp. Tere Martin! Tere! Kuidas siis vahepeal läinud on? Ilmad on vahepeal läinud soojaks, siis on jälle külmaks läinud. Jah, ei no kõige toredam oli see, et siis kui oli see kõige mõnusamad ja soojamad ilmad, siis mina sain kuskilt gripi. See on ikka siuke poolteist nädalat võtab rivist välja sind nagu põhimõtteliselt. No et okei, haigus võib-olla polegi nagu kestab 5-6 päeva, aga see energia, mis sa sellega kaotad, on ikka jubene. Täitsa tühjaks. Täitsa tühjaks, ma siin vaikselt kogun jõudu uuesti. Täna on meil üks algoritmi uudis ka, enne kui me siin päris nagu teema juurde läheme. Ja algoritmi uudis on põnev sellepärast, et see on meie saatejuhist, meie uuest saatejuhist, keda kahjuks selles episoodis olla ei saanud. Et sellest hoolimata ütleme välja, et algoritmi uus saatejuht on valitud ja selleks on siis Codeborne'i kaasasutaja ja arendaja Eerik Jõgi, et tere tulemast Eerikule meie saatejuhtide punti ja jääme siis ootama järgmiseid põnevaid episoode temaga, et palju Tiit tegi 200 episoodi, et vaatame palju siis temal õnnestub teha. Ja kindlasti tuleb saata ka tänusõnad Tiidule, kes meiega see 200 episoodi vastu pidas. Nii et tervitused talle, kus iganes kaugel ta on, varsti on ta võib-olla juba mere peal, kui siis vähegi töö lubab, eks ole. Tänases episoodis räägime Docker konteineritest. Nimelt on siis 9. mail tulemas taas Digiti konverents Tartus, kus ka muide algoritm kohal on ning meie tänane külaline teeb selle ühe töötoa Docker konteinerite turbe teemal ja kutsusime ta siis meilegi külla, et pisut avada, et mis siis jutuks tuleb ja miks see teema oluline on iga arendaja jaoks, eks. Et meil on muidega olemas Digiti konverentsi jaoks sooduskood, millega saab viisaka 15% võrra siis pääsme soodsamalt. Kui sul veel pilet ostmata, siis otsi see episood meie YouTube'ist üles ja sealt kirjeldusest leiab siis ka selle sooduskoodi, millega siis sinna üritusele saab. Ja kui oled Digitil ja näed siis mind seal kaameraga ringi jooksmas, et siis tule astu ligi, ütle tere, et hea oleks ka siis kuulda kohata meie kuulajaid ja küsida siis arvamust, et mida nad siis konverentsist arvavad ja mis nad sealt juba õppinud on. Aga täna külalist ma juba tiisisin. Külaliseks on siis Eesti Rahvusringhäälingu DevOps-insener Sten Leinasaar. Tere, Sten! Tervist! Nagu meil ikka kombeks on, siis ole hea, tutvustage ennast meie kuulajatele mõne lausega, et millega sa siis võib-olla varasemalt tegelenud oled, et me siin enne episoodi juba kuulsime, et olid mõnda aega täitsa kuskil välisriigis elamas. Jah, et DevOps-inseneri, nagu juba mainisid, tegelen ka vabal ajal sellise mentorluse asjadega, et talle õpetan digitaaltoote arengut gümnaasiumi klassidele 10-12 läbi Codester organisatsiooni ja Kaitseliiduga aktiivselt tegelen ning samuti ka sellised hobid, et ala diskgolf ja isa metsas ringi ekslemine. Aga arvutitega vabal ajal satun kõik oma asja tegema ja küberkaitset, et magistrikraadi kõrvalt on vaja ikka päris palju seda arvutit õhtuga lahti võtta ja koodi kirjutada ja kodutööd esitada. Hetkel on, nüüd hakkab varsti kohe teine aasta ja magistris peale. Nii, aga Digitil sa räägid Dockeri konteinerite turbest. Kuidas sa selle teemani üldse jõudsid või kas siin tuli ise sinu juurde, et kuule, tule rääkima või sa esitasid talle nii-öelda selle mõtte, et võiks sellest rääkida? See on huvitav, kuidas ma sinnamaani jõudsin üldse, et turvalisuse poole pealt loengutes System Attacks and Defenses sattusin rohkem konteinereid avastama ja neid security vulnerabilities otsima ja
ja siis tekkisid rohkem sellised huvid, et okei, mis seal all kõik veel on, kuidas see kõik nagu toimib. Vaadates neid Digiti speakerid, mis toimumas on, milles räägitakse, sellist vähem fookust on sellisel mid-level, selline basic kind of security printsiipidel nii-öelda, et alla kuidas oma neid containeri environment'i siis nagu rohkem turvata. Ja siis ma rääkisin tuttavaga, kes mulle ütles, et tegelikult sa võiksid ju proovida kirjutada, kas äkki nagu neil on ka midagi sellist sinna võtta või tahavad midagi sellist seal üldse nagu esitada, rääkida ja siis sealt selline julgus kokku sai võetud ja kirjutatud ja siis oligi, et okei, sobib sinna programmi ja teeme ära ja nüüd sinna see marsruut on jõudnud, et 9. mai 2 nädala pärast Tartusse olen suundumas. Tead, ma arvasin, et see on hoopis teistsugune lugu, et sageli need lood on umbes sellised, et ma seal töö juures tegelesin selle teemaga ja siis et uurisin asju juurde, et kuidas ja avastasin, et on mingid levinud probleemid ja siis ma mõtlesin, et ma lähen räägin teistele ka. Ei töö juures ikka nagu containereid on ikka tihti palju ja Devo selle environment'i samuti, aga suurem selline in-depth nagu analüüs tekkis seal loenguts, kus oli ikka full paar tundi containerite analüüsi ja ajalugu sellist asja ja siis omal käel ise edasi neid väikseid nüansse lugedes, õppides ja et töö juures on ikka teed neid basic turvalisus, kasutad teatud userit, teatud elemendid sinna, teatud sinna, aga ise omal käel pärast saab ikka detailsemalt neid väikseid nüansse ka proovida ja katsetada, et selle jaoks on pärast tööd rohkem aega. Mis siis, ilma et sa siis räägiksid oma Digiti kogu asja ära, aga mis on siis see kõige suurem asi, esimene asi, kõige, ütleme, põhilisem asi, millest peaks üldse alustama, kui me räägime Dockerist, et kas see on, minu jaoks on seal isegi mitu tahku, aga kuulaks sinu arvamust, mis on see kõige esimene asi, mida sa teed siis, kui me räägime Dockeri turvalisusest? Kui me räägime kõige basicumatest, siis alati ma kasutan seda, mitte root useri, of course, teen mingi see useri konteksti jaoks valmis sinna. Ja siis ma teen alati meelde multistage build'i teha, kui võimalik on, et oleks võimalikult selline lightweight viimane produkt. Ja kui võimalik ei ole vaja sinna midagi kirjutada failisüsteemi hiljem, siis ainult read-only moodis jooksutan containerit. Et sellised nagu basic elemente üritan teha, aga localis üldjuhul, kus sa teed, siis ikka nagu root useriga, kas saaks kõik ära proovida, katsetada ja siis hiljem lähed sinna enhancement'i poole peale, hakkad seal katsetama, vaatama, et kuidas turvalisus sinna üles tekitada. No see ongi enam levinud ju, et sa leiad nagu mingi põneva Docker konteineri ja seal on ju lihtne üks rida käsku kaasas, mis selle konteineri või selle image'i alla tõmbab, sellest konteineri sulle püsti paneb. Ja selliselt võid ju igasugust jama endale kogemata nagu püsti panna. Sealt need attack vektorid hakkavad ilusti välja jooksutama ennast. Kui me räägime siin, et kui sa kasutad ju Docker konteinerit või konteinerit üleüldiselt mingisuguseks microservice elemendi jaoks, siis eeldatavasti application'i jaoks, siis sul on vaja sinna üldjuhul mingisuguseid package'id ka installida, et alla see jooksutama panna. Ja sealt hakkabki selline nii-öelda supply chain peale, et kui sa kasutad mingid package'id või mingid asja, milles sa ei tea väga midagi, mis seal sees eksisteerib, siis võid tekitada sellise korraliku, mis see eestikeelne sõna on, vulnerability, et haavatavus. Haavatavus, et kui sa ei suuda kontrollida see, mis sulle sinna sisse tuleb, mis sul sinna vaja on, eriti kui sa kasutad mingit valmis olevat image'it, kus on kõik peale tõmmatud juba, siis see kontroll kaob ära, see package management'i kontroll kaob täielikult siin ära kuhugi. Et seda on nagu väga raske kontrollida. Minu jaoks nagu, seal kuskil peab selle piiri tõmbama nagu selle nii-öelda rakenduse ja selle konteineri turbe vahel. Et kui ma teen ju enda mingi rakenduse paki, mida ma sinna konteinerisse siis paigaldan, ka seal on see sõltuvuste ja sõltuvustega kaasa tulevate haavatavuste teema. Et ma sellele tõenäoliselt loodetavasti teen siis staatilist koodi analüüsi, mis aitab nagu tuvastada selliseid kohti või sõltuvusi, mida ma tegelikult ei taha sinna kaasa. Aga siis täitsa eraldi nagu see konteineri pool, et kas see konteineri turbescan sageli nagu kuidas öelda siis, kordab mõningaid nagu samu asju, mida seal rakenduse paki poole peal nagu tehakse.
Ja aleneb, millest me täpsemalt nagu räägime. Me räägime ala mingisuguseks nagu triviskannist nii-öelda või koodi sellise analüüsi toolist või nagu SemGrepist näiteks või? Nojah, see on midagi, mis teeb selle koodi poole peal seda asja, aga noh, see, millest sina räägid ka Digitil on just nagu see konteinerite turve. Et mu küsimus on võib-olla selline, et kas ma seal peaks üldse nagu muretsema selle pärast, mis pakid seal konteineri sees on, kui mina olen ise need pakid sinna pannud, on ju. Et ma tõenäoliselt olen selle kontrolli nende pakkide kohta juba nagu varem ära teinud või noh, võiksin olla teinud varem ära. No siis see on täpselt see riskid, selline taluvuse tunnetus, et kui usaldad oma sellest kontrolli ja tead, et su selline container image, mis sa ära pildid, on kuskil turvalises kohas, kus seda keegi editima ei saa minna, siis usalda kui tahad, aga seal tekib see, mis oli see OWASP-is, nad on teinud Dockeri kohta ka sellist top 10, et seal on ka kirjas see container image'i integrity ja origin'i, kus ta pärit on, et kui sa suudad oma seda registrit kontrollida ja hoida turvalisena, et see access kontrollid on paigas ja kes mida muudab, siis võid oma seda koodi analüüsi, ma eeldan, et natukene rohkem usaldada kui muidu. Et kindlasti, et see on omaette selline can of worms, mis me peame siin avama, et see võiks omaette paar tundi minna siin diskuteerida, et millal, kuidas, mida usaldada, kui palju ja kui tihti. No ma just mõtlen, et see Priit, eks ole, et no näiteks, et et sa teed nullist, on ju, paned sinna põhjaks omale mingisuguse Debiani või Alpine'i, on ju, paned oma paar pakki, mis sa oled, ise tead, mis pakid sul täpselt vaja on ju. Aga kõige hullem on see, et see hetk, kui sa seda teed, võib-olla ta sinule teadaolevalt ongi nagu turvaline, eks ole, aga kõik need vulnerability'd tulevad ju välja hiljem. Siis kui sa oled juba need asjad kokku pannud, eks ole, keegi kuskilt on leidnud mingi tagantjärgi mingi haavatuse, on ju. Ja siis järsku see, mis sa teinud olen, tuleb välja, et tegelikult ta ei olegi nii turvaline, on ju. No see on nagu üks pool, aga teine pool on tõesti see, et minu meelest ikkagi, kui me neid Dockeri image'id vaatame, sul on võimalik baasi image'i, neid käske vaadata, eks ole, mida sinna paigaldatud on ju. Et kui süvitsi peaks üldse inimene minema, et aru saada, et okei, ma panen ühe paki, aga sellel pakil seal sees on omakorda, ma ei tea, veel võib-olla mingi 10 sõltuvust, mida ei ole nagu eraldi ju välja toodud, on ju. Debiani pakk näiteks, eks ole, millel on veel omakorda sees seal mingisugused asjad, et mis meid siis aitab siin, et kas sa lähed ise vaatama või sa ikkagi usaldad neid konteinerskännereid või? Siin on tekivad ise mõtlen ka neid checksum verifikatsioon, et keegi on kuskil midagi ära kontrollinud ja pannud sinna sellise hashi külge, et okei, selle digestiga image on turvalisem. Et keegi mingi see kontrolli nagu teinud. Kui sa muidugi viitsid ja väga tahad, siis tegelikult see on endless selline rabbit hole ka, et mine nii sügavuti neid package'id uurima, kui sa nagu soovid, aga selle jaoks tehtigi, nagu oleme aru saanud, see hash ja see digest, et okei, ma tean, et keegi seda kontrollis, see mingi usaldusväärne allikas, et okei, et ma kontrollin ära, et see oleks sama digest enne, kui ma jooksutan, aga rohkem ma ei viitsi, ei jõua ja aega ei ole ressurssi teha. See on see igapäevane ja järjepidev selline trade-off, et okei, kui palju ma viitsin ja suudan ressursse kulutada selle verifikatsiooni peale, et kui palju üldse vaja on, mis see risk seal taga on. Seda ei saa sellest vestlusest väga välja ka jätta, et see business otsused on kõige kriitilisemad selle konteineri halduse juures. No see on umbes sama nagu, et kui mul on Linuxi virtuaalmasin või päris masin, eks ole, mul jookseb seal peal mingi operatsioonisüsteem, kus on ka mingid pakid ja ikkagi võib see olla ebaturvaline pakkide pärast, eks ole. Minu jaoks on see sageli täpselt sama teema, nagu on see mingi terms and conditions. Et inimesed scrollivad alla ja panevad accept ja pimesi usaldavad. Või siis, et sul on see download link, et tõmba siit see rakendus, siin on see hash ka kõrvale, kui sa tahad siis valideeri, eks ole. No ma ei tea, kui meie kuulajatest keegi ütleb, et tõesti, et ta regulaarselt teeb seda, et see oleks, siis kirjutage meile Discordi, et väga tahaks nagu kohata sellist inimest, kes regulaarselt siis seda downloaditud faili ja seda hashi nagu võrdleb. Et kuidas seda siis nagu paremini teha? Et kuidas seda siis teha päriselt nii, et konteiner maailmas, et kas seda nagu automatiseerida kuidagi siis või? No sealt tuleb see ilusti see DevOpsi nagu rollmängu, see pipeline, kus sa teedki neid
basic kontrolle automaatselt kogu aeg, et verifitseerid mingite elementide ja selliste nii-öelda parameetrite järgi ära. Et see nagu terms and conditions, see on sama põhimõte nagu Docker konteinerite puhul võib-olla on natuke turvalisem, et ma kontrollin seda digesti automaatselt. Aga näiteks, kui sa lähed mingi klienti kuskilt alla tõmbama, mingi Java klientit või mingit asja, siis kui tihti sa päriselt nagu lähed seda koodipaketti nagu seal lugema. Ma ütlen, et ei lähe, et ma ei lähe nagu, et ma näen jah, et siin on see hash on olemas, eks ole, aga ma ei arvuta seda ise üle nagu, et või uuesti, et ma ei kontrolli seda. Sealt see pipeline'ide võlu tulebki, et et ei pea käsitsi kogu aeg seda command'i kirjutama, paned ühe korra pipeline'i kirja, et sealt alla tõmmata seal, et on see checksum, et palun kontrolli enne, kui sa päriselt ära pildid selle ja siis on selline hea kiire nagu step sinna juurde panna, et see natukene annab sulle seda julgust juurde, et võib-olla on väiksem tõenäosus, et mind nagu rünnataks, aga kui keegi teist suudab välja mõelda, kuidas see 100% viia, siis ma olen valmis investeerima. ja et sa tõmbad alla ja siis enam mitte kunagi ei uuenda. Siis on nagu 100% lähedal, et no siis jah, kui see, mis on see eestikeelne väljas, et jõuab sinna end of life'ini, siis on juba järgmised probleemid, kui sa hakkad teisest uuendama selles programmis, siis compatibility probleemid ja dependency hell'id tekivad ikkagi. Aga nüüd, kas selline nagu checksummide kontrollimine, kas see ei ole midagi, mida need nii-öelda riiulist võetavad tööriistad, mis konteinerite turvet tagavad, teevad ühe DevOps inseneri eest ära? Et väga ju reklaamitakse siiamaani neid asju, et viska taga selle image'i sinna ette ja siis ta annab sulle kõik haavatavused tagasi ja tagab, et see konteiner oleks turvaline. See checksumi puhul, ma ei olegi täpselt uurinud, kas nad väga checksumi uurivad, et see on suht lihtne ise nagu teha. Aga näiteks Trivi ja Dive'i puhul nad vaatavad rohkem, Trivi vaatab sellist, mis on across OS and language package'id vaatab enam-vähem, et kuidas need matchivad selle threat intelligence feed'iga, et kuidas ta nagu on haavatav või mitte. Ja Dive läheb lihtsalt analüüsib Docker image'it iseseisvalt, et aga mis on nagu konfiguratsioonide poole peal nagu on. Et üldjuhul ma ei olegi väga läinud sinna sügavalt, et kui kiiresti nagu mingi tool'iga võiks see checksum'e teha. Kui nad käsitsi, see on ka päris lihtne käsitsi teha. Paned paar command line'i rida ja. Kas Trivi on nagu selline tööriist, mida sa ise kasutad ja julged nagu soovitada ka, et see peaks olema iga DevOps inseneri nii-öelda arsenalis olemas, et seda ühel hetkel on sinna pipeline'i juurde vaja pookida? Ma ei tea, kuidas ma julgen nagu minna sinna diskussiooni, et mida soovitada, mida mitte, kõik teised DevOpsid kuskil Eesti otsades nagu ei tea, see Trivi võib-olla ei ole kõige parem, aga see on igal asjal omad nagu head ja vead. Teatud asjade jaoks on teatud tool'id paremad kui teised, et see tuleb just selle, mida sa üldse lahendad, mis on jaoks seda kasutad ja mis tulemusi sulle annab, et ühe tool'i peale sa kindlasti alati ei tohi jääda nagu usaldama, et erinevad tool'ide vahel võrrelda on alati kõige mõistlikum. No see tähendab, et ka sinu tööriistakastis on nii-öelda mitu erinevat tööriista, et mis seal siis, ma küsin siis niimoodi, et mis siis Trivile lisaks nagu on, et mille vahel sa valid, kui su ees on mingi selline ülesanne? No kui me räägime siin sellisest koodi analüüsist ja konteinerite analüüsidest, siis Trivi ja Dive on nagu sellised head lihtsad Huddle'int, et saaksid kasutada Docker faili need ära kontrollida. Kes nagu linke otsib pärast või nagu üritab dešifreerida, et mis need nimed täpselt on, et minge meie show notes'idesse, et me otsime need välja, paneme sinna YouTube'i video kirjeldusse, et sealt saab kätte. Et kui sa tahad nagu alustada kuskilt hästi sellisest, ma ei tea, ütleme, et basic kontrollis kõige vasakpoolsemast nurgast, siis lintida oma selline Docker fail läbi, et kuidas oma seda command'e ja neid asju sinna juurde lisad, siis Huddle'int on selline hea kiire selline Docker faili skänner, et skännib selle image'i Docker faili üle. Seal ise ei ole väga kasutanud, pole olnud vaja hetkel väga, aga see policy, kui sa tahad see compliance'ite peale minna rohkem, siis seal on ka mingi Anchor Engine, mis ma olen lugenud, et aitab seda natuke automatiseerida, et analüüsib neid reegleid ja nii-öelda SBOM, et software bill of material, et analüüsib natuke, et mis sul sinna kohal üldse tekivad. Saad oma regulatsioonile hoida sõrme peale. See on juba huvitav, et sa saad öelda ühesõnaga teha policy,
et sellist teeki ei tohi kasutada või et lubatud on ainult nende teekide need versioonid ja siis tuleb hoiatus, kui sealt mingisugune kõrvalekalle tekib. Midagi taust ma olen selle policy driven sellega lugenud küll see Anchor Engine'iga, et seal on päris suur kontroll oma asjade üle, et ma ei ole ise väga selle regulatsioonide policy pole läinud, kuna avalikus nii-öelda, kus kõik avalik on inimesele kättesaadav organisatsioonis, siis ei ole olnud väga vaja nagu erinevaid asju limiteerida, kes saab, kus saab, mida saab. Aga see on kindlasti asi, kus ma tahan omal käel minna rohkem nagu uurima, et seda policy ja regulatsioon, et see on kindlasti enterprise'idele palju olulisem teema. Aga Anchor Engine'i nagu Dockeri selle pipeline'i master haru on praegu punane failed. Võib-olla ei ole kõige mõistlikum seda praegu kasutada. Tuleb midagi uut otsida sealt tasemel, et kindlasti neid nagu tool'e tekib alati kuskilt juurde ja keegi vaatab, et kuule see trivi ei andnud mulle kõike, mis vaja oli. Mingi forkib midagi, teeb mingi uues ja paneb üles enda jaoks tehtud tool, et aga üldjuhul need statilised koodianalüüsid nagu semgrepid või dynaamilised, need, mis GitLabis ka on olemas, pipeline'il juba neil endal tehtud template'id, siis need on, saab custom'id asju lisada juurde sinna analüüsida, et ise natuke tuleb ikka omal keel modifitseerida, kui tahad korralikult tulemust saada ärile vastavalt. Kui kirju see maailm täna on, et kas vahepeal oli see DevOpsi maailm oli selline, et iga nädal teeb mingi uus tööriist ja räägiti küll nagu sellest halduse poolest, et mingi asi, mis laseb sul nagu Kubernetest paremini ehitada või hallata või jälgida. Ja mulle tundus, et see konteinerite turbe teema ja siuke tarneahelate jälgimise teema oli nagu täpselt samamoodi nagu selline, kus kogu aeg tuli uusi tooteid peale ja tegelikult nagu mina arendajana nagu väga uut asja ei julge ikkagi usaldada, et ta võib olla ükskõik kui hea, aga kui mul on teine usaldusväärne lahendus olemas, mis 80% mu vajadusi ära katab, et see on natukene eelistatum kui see, mis 90% ära katab ja võib-olla homme pole olemas enam. Jah, et see omal käel sa võid proovida nii palju, kui sa neid tahad vaata, testid vaata, mis toimub, aga kui sa hakkadki nagu kuhugi äri nii-öelda flowdesse seda kuhugi implementeerima oma pipeline'i, siis sul on õigus, kindlasti tuleb see läbi vaadata, et kui usaldusväärne, kui kontrollitud, hallatud see tööriist tegelikult päriselt nagu on. Kas see usaldusväärsus on ka seotud hinnasildiga? Selles mõttes, et tegelikult turvalisus on ju nagu selline asi, et see võiks ju olla kõigile kättesaadav, isegi kui ma ei ole paksu rahakotti, on ju. Et kas meil on nagu selliseid tööriistu, mida täiesti ongi, et tasuta tööriistad, mida tasub kasutama hakata, sest nad ei maksa ju midagi, aga vähemalt annavad midagi. See küsimus on raske küsimus, et kas tasub, et see oleneb täiesti situatsioonist. Ma tean, et on inimesed, kes on hästi open source driven, et meil oli, Eestis oli see cloud, see SEC 540 Sunsi koolitus oli, et seal oli see juhendaja, kes on hästi open source, ainult seda tahab teha, et tema jaoks peaks olema kõik nagu open source, et viitaski sellistele alla, mis oli Helmile viitas, seal on Falconile viitas, vist oli, et hästi palju erinevaid tool'e listis ka, et kuskil on mul need paberile kirja pandud, aga sealt tekib küsimus, et okei, kas ma võtan kuskilt mingise open source tool'i, mida ma ei ole ise checkinud, kus see kood on, kus kõik saavad nagu asju lisada ja väga suur kontroll ei ole, et ma ei tea, et see, mis oli XC Utils attack oli ka, XC Utils suht selline open source hallatud nii-öelda, et ei ole väga lokitud asi, et seal siis mitu aastat keegi tegi oma tööd ja hakkas väikseid koode lisama ja peaaegu oli väga katastroofiline selline tarneahelate rünnak toimus. Et ei tea, kui väga seda debatti sisse minna, et sealt tekkis ju ka see debatt suur, et okei, kas open source või enterprise, et kuhu poole nagu liikuda, et. No ja ma olen nõus, et see on täiesti teine debatt, et ka see enterprise'i teema, kuna ta on nii enterprise, siis et kui miski on väga enterprise, siis nad ei näita isegi seda, kuidas nad oma tarkvara teevad, millised protsessid neil endal maja sees on, kuidas nad ise enda turvet tagavad, on ju. Et see hea enterprise oleks minu arust nagu hästi läbipaistev enterprise, et sul on nagu selgelt aru saada, milliseid põhimõtteid nemad järgivad ja
milline nende enda pipeline on, eks ole. Ja kuidas nad ise enda koodi kvaliteeti tagavad, on ju. Et seda ei ole jälle lihtne saavutada, et kõige lihtsam on lükkad koodi avalikuks ja siis kõik vaatavad ja hindavad ise seda koodi kvaliteeti. Et see on igal juhul üks keeruline teema. Ja et see kõik siin juures nende erinevate toolide asjadega, et seal me jõuame alati kuhugi tagasi sinna, et okei, aga mille jaoks seda kasutame ja miks see vajalik on. Aga open sellise avatud tarkvara, ma ei tea, mis eestikeelne sellele vastand on, et mul on kõike seda inglise keeles lugenud ja õppinud, et seal on, ma arvan, päris paljudel on sellised paid versioone ka, et nagu HashiCorpi sa võid teha nagu natukene free versioonide asjadega, aga samas kui sa väga tahad, seal vist võid maksta ka. see on nagu, sa oled kohutav külaline, sa ei anna mitte ühtegi konkreetset nõuanne, et sa lihtsalt ütled, et nagu see arhitekt oleks külas, et et võib nii ja naapidi teha, eks. No kõike võib teha, eks ole. No täpselt rääkides on nagu see DevOps, seal on raske, et sa võid, see on täpselt selline, kuidas sa oled ära harjunud seda kõike tegema, et mille jaoks sa oled seda teinud ja kuidas sa teed, et ma scannin koodi nagu SemGrep, statiliselt Git secretsid kasutan, et on need pre-commit hookid tehtud, et kui enne kui commit toimub, siis skannib nagu läbi, et okei, kas mingid Git secretid ja asjad nagu sinna on nagu läinud. Ja see Git secrets on, kui me eksi, on Amazon läbi devide poolt nagu hallatud. Ja nad seda ise nagu teevad open source'ina. Et see on nagu hea selline pre-commit hook, et kui keegi midagi commit'ima Git'i, siis enne käib see scan läbi, et väike esmane nagu selline protsess käib läbi, et ei hakkaks seda pipeline'i triggerima ja ootama ja siis, et võimalikult kiiresti oma selle faili kätte saaksid. Et trivik kasutada, et alla leida selliseid Docker-file'is ja Dockerisse vulnerability'si. Ja rohkem kui mingine kuskil avalik image, siis ma ikka võtan ka ette vaata natukene Docker Dive'iga neid layerid korra läbi, et okei, mis seal nagu sees on. Aga ise tehes ka on, kui sa ise pole Docker-file otseselt nagu kirjutanud, siis on hea nagu layerite vahelt vaadata, kas keegi on sinna mingisuguse kogemata API key ka kirjutanud sinna Docker-file'i sisse, et need üldjuhul jäävad sinna cache layerite vahele nii-öelda oma elu elama. See on jah, see on juba nagu Dockeri faili kirjutamise spetsiifika, et kui sa kirjutad sinna, et isegi kui sa mingi allatõmbamiseks, paki allatõmbamiseks kasutad API key'd, paned need allatõmbamisega eraldi ridadele, siis põhimõtteliselt sellest sa enam lahti ei saa, eks ole. Seal on oma meetodid, kuidas neid API asja sinna sisse nagu tuua, aga jah, et mugavusega inimesed panevad API sinna environment variable'ina Docker-file'i sisse ja keegi niikuinii ei loe seda cache'i seal, aga kes teab, et minusugune keegi igavusest õhtul võib-olla loeb. Aga kui me nüüd lähme Dockerist natukene siis ka väljapoole, kuskil peab see Dockeri image siis ka nagu konteineriks muutuma, on ju. Nii et kui mida seal jälgida ja kusjuures, eks ole, tänapäeval meil on sõltuvalt millist pilvekeskkonda kasutad, sa ei kasutagi enam otseselt Docker engine'it, sa võib-olla kasutad üldse konteinerdiid või veel midagi, eks ole, et mis siis nagu selles hostingu või siis nagu selle teemoni keskkonnas on juba see, mis peab jälgima, sest et üks asi on ju see image, ütleme, mul on korras. Aga siis ma hakkan selle maailmale sealt serveerima, ma hakkan mingi porte lahti tegema ja nii edasi, on ju. Mis seal siis nagu on nagu võib-olla paar põhiasja, mis peaks jälgima? Et kui me räägime kui sa jooksutad konteinerid kuskil seal engine'ite peal nii-öelda, siis nad ju kõik tegelikult jagavad seda sama nagu CPU diski, see on natuke lihtsalt eraldatud oma nende C-gruppide ja namespace idega. Et nad jagavad nii-öelda ressurssi, et me ei tee pärist, me kontinueerime nii nagu otseselt ei virtualiseeri, ei tekita enda neid CPU-s asju, vaid need jagavad kõike läbi nii-öelda C-gruppide namespace'i. Aga seal, kui alla üks konteineritest läheb nii-öelda hulluks kätt ära ja hakkab liiga palju midagi tegema, siis on vaja nii-öelda kindlaks teha, et ta ei rikuks teisi nii-öelda konteinerid ära. Et kuidas seda teha? Okei. See võime ka mingi pikalt siin vestleda, kuidas seda kõike halata, aga basic asjad on ala limiteerida, kui palju su nende konteiner on lubatud üldse kasutama midagi, et
ma ei taha anda maksimaalset RAM-i oma konteinerile kasutada, et alla kui ta ongi mingi memory leak sisse tekkinud. Kusjuures Imaginary Service'iga, mis on open source, oli olukord, kus ta oli memory leak, kuna vanase Go versioonil oli mingisugune bug sees ja ta memory leak'is ja oligi seal dev-keskkonnas jäänud, et ta alati kasutab nagu kogu asja, polnud seda limiteerinud veel, oli nagu silmist mööda läinud. Siis vaatan, et kogu aeg viskab seda masinat kinni, seda ühte nõudi viskab kogu aeg kinni, mis nagu seal toimub selles masinas. Ja siis lõpuks sain ka aru, et seal on memory leak, et tuleb see limiteerida ära, enne kui veel hullemaks läheb, siis tuleb see application, mis see korda teha. Ära limiteerid, siis ta hakkab restartima ennast veel kiiremini. No siis on ainult see konteiner, mitte kogu see swarmi node, mis seal viskas kinni. Ja siis ma sain rahulikult minna ja seal memory leak ära uuendada, selle Go version ära uuendada ja see korda teha, et siis ta viskas vähem kinni, aga õppisin kohe kiirelt ära, et võimalikult palju limiteerida neid konteinerid, et ta ei viskaks tervet seda masinat kinni, kus ta jookseb, et ainult selle enda viskab kinni ja hakkab ise restartima ja seda saate juba siis monitoorida, et millal mis käsi ennast restardib, kuhu ta restardib ja siis sul on nagu parem ülevaade oma kogu sellest protsessist ja et see on see järgmine samm ka seal. Üks tüütumaid asju, mida kuskil Dockeris nagu, võib-olla nüüd on lihtsam, aga üks hetk oli see, et neid OOM-guild konteinerid üles leida, no mine metsana. Oli, töötas, järsku ei töötanud. Pole logides ka mitte midagi, vaata see sureb enne kui mingi logi välja tuleb kuskilt. See on seal kuskil kerneli logid on nagu umbes niimoodi, seda sa otsid taga, siis seal ikka piisavalt ka rahulikult digid erinevaid logi läbi. Või seda ma tunnen seda valu. Aga Sten, räägi sellest ka, mida teeb DevOps insener rahvusringhäälingus? Mis värk, nad ju nagu panevad kaamera püsti ja juhe läheb seina ja siis see tuleb minu telekasse ja No, aga räägime siin sellest veebilehtedest ja nendest ka, et ala ERR, arhiivileht, Jupiter ja kõik need peavad ju kuskil masinate peal ennast jooksutama, et kuskil peab see olema kättesaadav, et seal on piisavalt tööd ka DevOpsile. Kui palju teid on seal üldse, just nagu see tehnilise poole peal? No, kõike seda tegelikult toiab üleval ikka päris väike tiim, võrreldes sellega, mis nagu on suurtemates meediamajades kuskil, et võrreldes sellega on päris võimekas selline väiksem tiim, mis seda seal üleval hoidma. Sa võid väga üllatud. Just on alati see olukord, kus sa lähed vaatad mingile infrale peale, et opa, päris pulli värki ja siis sa tead, et seal on 2 tüüpi taga, kes ehitasid seda ja haldavad seda. Sealt tuleb see DevOpsi automatiseerimise võludmängu, et teed midagi veeled aega, teed asjad automaatseks natukene, siis on tegeb aega juurde, tuleb järgmine ja lõpuks vaatad, et ups, mul on 200 erinevat asja, mida hallata. Loodan, et kõik korraga katki ei lähe, et see oleks nagu väga piinlik olgu. Aga jah, seal on ikka tööd piisata masinaid hallata, et kõik service'id omavahel suhtleks, räägiks ja püsiks üleval, kuna see on avalikult kõik ette saadav, järjepidevalt seal inimesed peal käivad, et kui maha kukub, siis on kohe teada ka, et mis juhtus. Tõenäoliselt ka üsna tugevalt nagu sihitud siis teenuste kiht on see. Ka igasuguste bad actorite poolt, kes võib-olla tahaks just nagu rahvusringhäälingule nagu pihta panna, et see on nagu üsna kriitiline ju tegelikult, et see oleks olemas ja kättesaadaval kõikide inimeste jaoks. Ja nüüd ju seaduse muutusega ka see kriitilise teenuse, elutähtsa teenuse osutaja ka, et just selle tõttu, et see uudised peavad olema kogu aeg kättesaadavad, eriti kõik, mis on toimumas Eesti siseselt, et kõik peab olema kogu aeg olemas kättesaadav ja tasuta kättesaadav. Et seal ka see SLA nii-öelda leping, kõik peab olema kogu aeg absoluutselt üleval, et ei tohi olla maas rohkem kui teatud aeg. Kuna sa meile ühtegi konkreetset soovitust nagu tehnoloogilises plaanis ei andnud, siis ma küsin ka seda, et kui sa nüüd peaksid hakkama täitsa uut asja, täitsa uut siis võib-olla infrat nagu upitama, mitte et sa hakkad nullist midagi ehitama, aga sul juba on mingid rakendused, midagi nagu jookseb, on ju, kuskil on mingid Docker konteinerid, võib-olla isegi mingi Kubernetese klaster, et kuidas sa nagu hakkad, mis su see nii-öelda metoodika on, et kuidas kogu seda DevOps pipeline'i üles ehitada niimoodi, et see oleks turvaline ja efektiivne.
me võime just, kuna meil on täna see turvalisuse teema, et võib-olla siis nagu sellele aspektile keskenduda, et mis on need esimesed asjad, esimesed augud, mis tuleks kinni panna ja ära kontrollida, et neid kindlasti ei oleks. Esmalt see tehnoloogilise soovituste poole pealt see halb külaline, et tal on raske kanda neid nagu otseseid tehnoloogilisi nagu soovitusi ka, et kõik on nagu nii oleneb täiesti, et nagu mille jaoks vaja, kus vaja on, aga printsiipidest rääkides, et kuidas ma nagu alustaks, mida nagu teeks, et seal on nagu lihtsam natuke anda neid mõtteid edasi. Kindlasti, kui sa räägid nagu oma nende asjade ehitamisest, siis sa räägid kindlasti network'ist, kus nad kõik jooksevad ja sa räägid oma ressurssidest, mida nad kasutavad ja me räägime rollidest, kes mida peavad nagu kuhugi nagu haldama, kõige basic umal levelil. Et need basic asjad, mida saab järgida, kuidas nagu natukene seda turvalisust tõsta, nagu segmenteerida oma network'i, et ta teatud service saab ainult teatud service'ile ligi, kellele ta peab ligi saama ja mitte kõikidele samaaegselt. Et endale nagu selgiks teha, et kes peab kellega rääkima ja miks ta peab kellega rääkima. Et selline basic segmenteerimine ja asjade nagu eraldamine network'i siseselt juba annab nii palju juurde, et tekitab häkkidele keerulisem olukorra kuskil hakata ringi liikuma network'is. Ja sinna siis lisada oma logimised ja monitooringud, et sa saad ülevaate, et kus keegi mida liigutab, et mis on võimalust natuke kiiremini see attacker nöögi üles leida. Ja kui me räägime ressurssidest, siis et limiteerida neid, kui palju ta seda vaja on, et sul ei ole ju vaja kuskil väiksel mingi code teenusel 10 gigabaiti RAM-i kasutada selles masinas, et tal annab talle mingi 1 või 1,5 ja see on juba rohkem kui küll. Ma küsin ka seda, et kuidas seda siis avastada, et mis see sinu taktika on, et et kas sa annad natuke liiga palju ja siis hakkad nagu maha kärpima või sa annad nagu natuke liiga vähe ja siis vaatad, kuidas punasesse läheb ja siis hakkad juurde andma, et kumba pidi seda nagu parem minna või lihtsalt annad puusalt nagu mingid numbrid ette ja siis vaatad, et kas sai vähe või palju, et tegelikult ei teagi. Varasemate kogemuste põhjal lihtsalt puusalt. Nojah, et Ekkel rohkem nagu vaatab, palju see nagu asju peaks nagu läbi käima teoreetiliselt ja siis mõtled, et ma ei oska täpselt öelda, aga pane umbes nii palju hakkame vaatama, et kuidas tuul puhub, vaata. Aga siis hiljem jah, täpselt. Et natuke hindad üle valguses ja siis hakkadki vaatama, et okei, et on suht alati mingi 30% peale, et võib-olla läks liiga palju, et võtaks natuke maha natukene. Aga seal on see ilusti kohe nagu joonistad mulle välja ka selle monitoorimise olulisus, et sa peaksid saama omale ülevaate oma asjadest, et kui palju sul mida nagu kasutab ja kui tihti. Siis sa näed ka ära, kus see pudeli kael tekib sinna sisse, et okei, sinna jääb kõik asjad kinni. Aga kui ma ehitaks seda uut infrat, siis nagu need 3-4 asja, need basicud, mida kindlasti kogu aeg nagu jälgida, et okei, kes millega räägib, kes seda ligi peab saama ja kui palju ja kui tihti. Ja kas ma üldse saan aru, kus mingi asi liigub ja jookseb. Et need on vist igas organisatsioonis peaks olema kasutusel, et need asja nagu jälgida ja basic turvalisuse elemendid, 101. Kes teil on majasisene arendustiim või palju teil asju sees tuleb ja palju teil keegi teine teeb? Palju Priit teeb teile, Nortal? Ma arvan, neil on kõik majas sees, sest meie käest nad telli, kelle teise käest nad siis veel tellivad saaks üldse. Et põhimõtteliselt kõik see on majas sees tehtud, kõik arendused tehtud, et kõik on meie enda tehtud, et väga raske, nagu seal tekivad need kulud, kui hakkame rääkima nagu detailsemalt, siis OPEX ja CAPEX on asjad, mis peab nagu hoidma mõttes, et kuskile rääkides mingisugusest avalikus ettevõttest, võtame eraettevõttest, siis neil on lihtsam seda operatsiooni kulusi katta, et revenue põhjal vastavalt sellele kulutavad, aga kui sul on eelarve aasta peal antud, siis operatsiooni kulud on natuke keerukamad, siis tulebki ise kõike oma ette teha ja arendada, hoida majas sees. Et selles mõttes, et siis see on ikkagi koostöö, et nagu majasiseste arendajatega ja teie tiimi vahel, eks ole, et nemad juba teavad ka siis parimaid praktikaid ja asju, mida silmas pidada on, et kui uut teenust püsti panna ja dokkeriseerida seda, eks. Ja, et ma tegelikult olen arendustiimiga nagu koos ja ma olen arendustiimiga koos ja ma olen usu või mitte, ma olen ainukesena DevOps seal tiimis, et kõik, kes on seal ise hallata ja teha, et huvitav, põnev, igav ei hakka, alati saab midagi juurde teha, et ja harjutada ja õppida. Et see on selline võib olla selline positiivsem pool. Aga kuule, Priit, kas
soovituste juures, kuidas infrat ehitada, kas see oli natukene detailsem ja parem kui see tool'ide kasutamise osa? See oli kindlasti parem, et siin need põhimõtted on juba väga head ja mulle nagu tundub, et noh, need on nagu põhimõtted, mis peaks panemagi postitiga seina peale, et sa kogu aeg nagu mõtleks nende asjade peale, et mingis mõttes on see nagu selline koodi ülevaatuse checklist, et iga kord, noh, ka kui sa uut asja ju püsti paned, on ju, või uue teenuse tutvustad sinna infrasse, siis sa pead need samad asjad läbi mõtlema jälle. Ja see kehtib tegelikult ju teiste teenuste või teemade puhul ka, et kui me võtame ka nagu andmevahetuse mõttes, et noh, et kui palju ma neid andmeid saadan, kas tal on ikka neid andmeid vaja, kes nagu, et mille jaoks neid andmeid kasutatakse. Et ka seal on nagu need küsimused, mis tuleks nagu läbi mõelda, et mulle tundub, et vahel need kontrollnimekirjad lähevad lihtsalt nii pikaks, et noh, ega sa enam peas ei hoia neid asju, et siis sa peadki natuke korra reflekteerima mingitest märkmetest, et mille peale siis mõelda võiks. Tegelikult suhteliselt hull õpikõver, näiteks ütleme, kui sa oled alustav firma, sul on oma mingi startupi mõte ja hakkad tegema vaikselt, eks ole, paned kuskile üles ja siis hakkad neid kõiki samu asju ehitama, mis tegelikult no põhimõtteliselt kõik me oleme nagu läbi käinud juba korra, eks ole, et võtad ju uue külalise, jälle samad asjad on läbi kogenud ise oma käe peal põhimõtteliselt. Et need... aga see õpikõver ei ole ainult nagu tehnoloogiline ju noh, et ma olen ka neid lugusid kuulnud, kus tõesti noh, keegi tahab midagi tegema hakata ja siis avastab, oi, mul on nüüd neid tegevuslube vaja, neid auditeid kontrollima ja hakata tegema ja lõpuks nagu noh, see asi ei tundugi enam nii ahvatlev võib-olla, et noh, et aga see, et sul ei ole seda nagu lihtsat viisi, kuidas sa kogu seda infot kätte saad, et sa peadki õppima seda ise nagu ja aru saama nagu sellest, et need teemad on olulised, et ka see koodi ülevaatuste kontrollnimekiri või see konteineri turbe nii-öelda kontrollnimekiri on ju väga suur erinevus, kas seda loed Sten sina või loeb seda mõni junior DevOps insener, et siis see, kuidas ta nendele küsimustele vastuseid otsib, on juba nagu erinev, eks ole, et kui sügavale ta läheb või kui laialt ta suudab nagu mõelda või kui kastist välja ideid ta suudab nagu noh, leida, et vastuseid anda nendele asjadele. Täpselt, absoluutselt. Nii, aga kui sa nüüd 9. oled seal Digiti töötuba tegemas, et millest sa seal veel räägid, et kes on need inimesed, kes võiks sinna tulla, et ütleme, et nad kuulasid meie episoodi nüüd nii kaugele ära ja peaaegu lõpuni siin ja mitte midagi aru ei saa, et kas see oleks nagu see töötuba neile, et siis sa lähedki nagu sammuke tagasi ja hakkad veel sealt pisut kaugemalt pihta või on see just veel nagu sügavam maailm, mida sa seal töötoas siis avad? No ma olen ettevalmistanud nagu natuke nii-öelda kõik, et talle ma eeldan mingisugust nagu X-level, et talle saad teada, mis on Docker image, kuidas seda kirjutada, sellised basic kontseptid on nii-öelda teada, aga mul on igaks juhuks ka olemas selline väikene readme file seal olemas, et okei, et see on need see on X ja see on see ja from ja run ja add, et need basicud on ka kirjeldatud. Aga põhiline fookus on siiski näidata seekord nagu mõned toolid ja mõned näited, et kuidas mingi asi võib kuhugi sattuda, et see on arusaam, et cache tekib, kui mingid erinevad command'e jooksada, et kui sa editid failsüsteemi Dockeri faili ajal, siis tekivad sellised cache'id, et just nagu aru saada sellest, et kuidas Docker image nagu tehakse, mis nad tekivad, kuidas seda nagu analüüsida, mis need toolid nagu näitavad, kuidas nad näitavad midagi, et sellised erinevad leveli tasemel need kontsepte natuke näidata ja demonstreerida. Et mul on nagu see kõik ette valmistatud, oleneb, kuidas see crowd on, et algus vaadata, et kas nad saavad aru või ei saa aru, ja siis vastavalt sellele ma lähen kas rohkem mid-level või natukene rohkem detailsemalt või natuke rohkem samm tagasi, et saada basicutest aru, et sellised natuke rohkem toolide kohta kui siin. Kui tänavad, siis ongi, et kes neist rohkem tahab teada, minge kohale ja siis saab teada. Ma saan aru, et seal vist mõned töötubade tegijad teevad seda ka nii-öelda tafli peal, et ta ei ole nagu päris, et nüüd võtke oma läpakad lahti ja hakkame Docker image'i seda kirjeldust kirjutama, et kuidas sina seda teed?
mul on praegu on see veel ainult local'is, et mul on oma valmis tehtud erinevad Docker failid, täpsustan readme's üles, et mis midagi teevad, mis on kuskil midagi kirjas, et mis sellist haavatavust mingi asjani peaks näitama. Võib-olla kui ma jõuan, siis teen iga screenshot'i kõige kohta, aga põhimõtteliselt ma tahan teha sellise resource täidetud GitHubi repo, kus nad saavad alla tõmmata selle ise minuga kaasa teha läpakas, kui nad tahavad või ainult vaadata ekraani pealt, kuidas see välja näeb. Et sellise nii-öelda 2 varianti, et plaan on teha see võimalikult lihtsalt kättesaadavaks automatiseeritud, et saavad vaadata, et mida nad peaks vaatama, kus see kirjas on, kuidas see välja näeb, et see ette valmistada niimoodi, et see on see eesmärk ja plaan. Väga lahe, ma loodan, et see GitHubi repo saab olema siis avalik, et me saame ka täitsa enda Discordis näiteks jagada pärast seda, et teistele õpihimulistele, kes tahaksid seda siis võib-olla omas tempos natuke läbi vaadata. Kui ma see täielikult valmistan ilusti enne DJ, et kõik on olemas, siis ma võin sulle saata ilusti notifikatsioonid, vaatan ja nüüd on olemas. See läheb koos mingi järgmise saatega, et siis on nagu kohe siuke reklaam ka kohe, et näe, minge vaadake. Ja. Ma hetke siis omale sinna reposse seda ei lisa, et kõik hoian hetkel lokalis edasi. Muidu mõned lähevad vaatama. Just. Jah. Nii, aga kõigile, kes meid nii kaugele on kuulanud, ütlen aitäh, Digit on juba järgmine nädal. Endiselt ootame kõiki meie kuulajaid Discordi, tulge meie YouTube'i subscribe'ima, sealt siis leiab ka selle Digiti sooduskoodi, kellel veel pilet ostmata on ja ütlen veel, et meie oleme ka seal kohal, nii et saate siis ligi astuda ja tere öelda ja võib-olla siis järgmisesse episoodi täitsa või ülejärgmisesse episoodi siis ka sisse. Ja siia lõppu ma lisan ühe asja veel, et järgmine nädal me räägime sellest, järgmine nädal on üks huvitav episood ilmselt, kus me räägime Laomees ja Torumees podcastiga algoritmi andmetest. Ehk siis igasugu andmed, mis algoritmile on endale kogunenud ja mis jamad nende andmetega on, et mis takistavad siis algoritmi tootmise automatiseerimist tänasel päeval. Et selline põnev episood äkki. See on endalgi päris põnev, oodata juba. Ja, ma loodan, et ma õpin ka midagi, et siis on nagu paremaks asju. Aga aitäh Sten tulemast, aitäh Martin, et aitasid vedada ja aitäh meie kuulajatele. Jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.